Kas nüüd töötab? Tervist! Miks mina siin olen? Ühel hetkel avastan, et minust 2 kilomeetri kaugusele, minu kodust 2 kilomeetri kaugusele tahetakse panna Tallinna teletornid. Aga need ei ole tavalised tornid, need liigutavad ennast. Ja see tekitab küsimusi väga palju, erinevaid. Ja ilmselt on minusuguseid veel siin Eesti Vabariigis, kes siis on hakanud selle nimel midagi uurima, midagi kuulama ja vaatamata erinevatest sildistamistest siis proovivad sellest kõigest üle olla. Nüüd umbes täpselt 6 aega tagasi me tegime Türil analoogsed üritused Türi inimestele ja mõni päev peale seda käisime ka Türi volikogus ettekannet tegemas siis üleüldiselt sellest tuuleenergia maailmast. Kogu selle info põhjal, mis ma siis olen selle 2-3 kuuga endale nagu leidnud ja endale selgeks võimalikult palju teinud ja võib-olla ka aru saanud. Aga ma tänast ettekannet alustan siis tegelikult sellistes dokumentide võtmes, et ma ei hakka täna rääkima tehnilist infot, seda ilmselt on kõik juba kuulnud. Et ma proovin nagu selgeks teha, et kuidas me siis siia jõudsime ja mis infot meil tegelikult oli sel momendil, kui hakati tuuleparkidest rääkima. Et aastal 2010 on siis Keskkonnaministeerium saanud kirja Sotsiaalministeeriumilt, kus juhitakse tähelepanu erinevatele mõjudele. Tähelepanu eriliselt siis juhivad Tallinna Ülikooli teadurid. Ja tehakse ettekanne ja ettepanek, et erineva võimsuse korral võiks olla ka vahekaugused erinevad nendest tuulemastidest. See dokument liigub ühest ministeeriumist teise ja sinna ta jääb, et seda tänaseks pole nagu rakendatud ja suures pildis pole ka sellest midagi räägitud. Nüüd järgmine väike dokument on siis Riigikogu majanduskomisjoni istungi protokoll, kus on siis läbi käinud erinevad ettekandematerjalid Kliimaministeeriumi poolt siis valmistatud tuulealade kaart. Ja siin on juttu kogu riigist. Väga pikalt ma tegelikult otsisin seda üldkaarti, sest et ma leidsin ühel hetkel nii-öelda oksjonialad. Ma teadsin enam-vähem, mida teeb meie omavalitsus, aga mul puudus ülevaade, mida teeb riik. Et siin on siis selline üldplaan kogu riigi ulatuses. Et kui nüüd võrrelda Eeriku pildiga Türi vallast, siis võib lihtsalt ette kujutada, mida see kaart tegelikult tegema hakkab. Sama protokolli juures oli veel üks dokument, kus on siis kogu riigi ulatuses ära näidatud planeeringualad. Ja siin on siis ilusti näidatud ka ära halli viirutatud alaga, mis on siis riigikaitse piiranguga ala, kuhu siis ei saa midagi sellist nagu rajada. Need dokumendid on siis, see konkreetne on 24 aasta oktoobrist ja ma võtan korra ette ka Järvamaa maakonnaplaneeringu seletuskirja. Et kui see läbi lugeda, siis tegelikult rohepöörde koha pealt ei ole siin väga palju midagi juttu ja see dokument minu teada on tehtud 2017. Et see on minu poolt nagu selline lihtne läbilõige, et meil tuleb täna päev üsna pikk, ma ei hakka teid siin väga vaevama, need dokumendid on kättesaadavad, läbiloetavad ja igaüks võib siis enda jaoks leida, mis ta siit otsib. Ma lihtsalt veel kommenteerin siin ühte Terviseameti dokumenti, mis on siis Saarde tuulepargi kohta tehtud müramõõtmine. Ma tean, et saalis on oluliselt detailsemad inimesed, kes oskavad seda täpselt lahti seletada, aga kommentaariks võib lihtsalt nii palju öelda,
et vajalike põhimõjude kohta see dokument ei ütle midagi. Et tõsi, ta räägib oma akrediteeritud ulatuses, aga see akrediteeritud ulatus ei räägi meile jällegi vajalikku infot. Ja lõpetuseks ma leidsin veel ühe dokumendi internetiavarusest, kus on siis 27. oktoober 2016 aasta Euroopa Kohus on teinud otsuse, millega siis Valloonia valitsus, see on siis Belgia Valloonia, on tegutsenud ebaseaduslikult, luues norme sektorile, mille eesmärk on oluliselt hõlbustada tuuleparkide kasutuselevõttu Valloonias. Ja see on väga oluline dokument, sest et see dokument käsitleb ka kõike seda, mis meie oleme täna nagu kogenud. Ja ma usun, et Eesti riik võtab ehk selle dokumendi aluseks ja alustab neid tuulepargi protsesse ja üldse seda roheenergia protsessi natuke teise nurga alt. Aitäh teile! Veiko, ära mine. Kas saalil on küsimusi või on kellelgi midagi küsida? Viimane slaid tahaks veel näha seda. Viimast slaidi? Mis on viimase slaidil oli? Euroopa Kohus. Kas on konkreetselt mingi küsimus selle viimase slaidi kohta või? Ja ma jõudnud seda läbi lugeda, võib-olla teised ka tahaks lugeda. Tegelikult on jutuks olnud siin riigi tasandil nii-öelda meie gruppides, et võiks tekkida üks keskkond, kus on võimalik need kõik dokumendid siis alla tõmmata, sest et tänases tihedas maailmas oma põhitöö kõrvalt kogu seda infot salvestada on nagu üsna keeruline. Ja seetõttu on igaüks nagu omal käel midagi teinud. Aga väga tore oleks, et ma tõmbasin tegelikult sealt keskkonnast alla ka need põhidokumendid, need on võimalik eesti keelde tõlkida seal otse ja need võib läbi lugeda, et neid on mitu A4 paberit. Mul on üks küsimus. Ma olen kohe küsida sarvest. Kuidas üldse juhtunud niimoodi, et rahvas ei ole sellest midagi teada? Keegi on midagi otsustanud ja muidugi see hakkas sellest pihta, kui taastuva energia tasu tuli fantastiliselt kõrgelt. Kas te mäletate seda Riigikogu kemplemist, et oi, võtame maha, ikka läks natuke liiga kõrgelt, eks ole, ja nii edasi. Ja siis tekkiski see olukord, et kõik saad aru, et sellega on väga hea pakkida. Kes siis edasi seal toimetasid ja kuidas sai juhtud üldse, et inimesed midagi ei tea, ainult teevad seda, et paneks paist püsti ja ole vait. Ma palun, kas on midagi öelda? Ma ei oska isiklikult selle kohta midagi kommenteerida, et selles mõttes need dokumendid, mis ma olen välja ajanud, nendel on mingi viide, mingi põhjenduseks. Et kui ma siin nüüd midagi arvan, siis see on puhas isiklik arvamus. Aga kummaline on see tõesti, jah, et me jaurame 1,5 kuud, me teeme erinevaid analüüse, arutelusid, tellime midagi ja siis üks hetk lihtsalt paneme nad nagu seisma. Viimasel on ajakirjanduses 2 kuud või 3 kuud, kõik me räägime sellest mürast, eks ole. Aga see on ainult üks episood kogu selles mainus. Siis kõige tähtsam on siiski meie Eesti loodus, eks ole, metsad, põllud. Maad ei saa juurde, eks ole, sa võid teha maja 110 korrust ja seal siis istuda üleval korste otsas, kui tahad. Aga maad juurde ei tule ja nagu me teame, paljud vist teavad, et ma otsisid üles selle, nagu öeldakse, jumaluse Bill Gatesi raamatu, kus 1 ruutmeeter annab energiat ainult 1–2 vatti. Ja siis hakkame selle peale mõtlema, et me ei saa ju meie oma armast kodumaad täis lüüa paneele ja tuulikuid. See on hea mõeld ja eriti võib-olla see küsimus sobib meie ümarlauda, et vaatame, kellele see suunata, aga jäta ennada. Ma ei hakkaks ka pikalt selle vastama, kuigi ma võiks. Kas on veel küsimusi? Võtaks ühe viimase küsimuse, kui on kellelgi saalis midagi. Ei ole kellelgi, aga siis aitäh Veikole ja ootame lavale Maarjat. Ja tema aplausi ka ikka. Just. Tervist. Ma ei hakka kuskile lampi alla väga mõnima. Natukene
praegu ma mõtlen, et kuhu ma jälle olen jah öelnud, et ma siia olen jõudnud omadega. Et olen siis Maarja Koiboja, tulen Vaali külast, Järva vallast ja olen ettevõtja juba olnud 15 aastat, abielus, 3 lapse ema. Tõsta natukene või? Tõsta mikrofoni umbes. Veel kõrgemale, tegelikult ma vihkan mikrofoni. Siis sa kuulad ka ennast. Okay. Ei meeldi mikrofoni rääkida. Aga tuleb ära elata tänase. Et olen ka pigem selline looduse inimene ja proovin elada võimalikult loodusega ühes rütmis. Mul oli täna hästi palju mõtteid, mida ma kõike räägin. Tegelikult mõtlesin ka PowerPointi valmis teha, aga tervis üles vahepeal Soomes alt ja kui tagasi tuli, nüüd on juba enam aja. Et ilmselt pean hakkama suhteliselt algusest pihta, et hakkaksite aru saama, kuidas ma praegu ennast üldse tunnen seal metsas elades. Et kui ma Järvamaale kolisin 2010 aastal, siis ei olnud meil üldse majapidamises, ei olnud voolu, meil ei olnud vett. Me käisime vett toomas Norra allikatelt, ilmselt päris paljud teavad seda ilusat looduslikku kohta enda looduskaitsele juures. Ja kuna mul mees on elektrik, siis temal oli see koht sealt, see mäe otsa kinnistus selline väga vau koht, et siin on elektrik, et siin saab ju ise hakata tegema ja tootma ja loomulikult ikkagi kaalusime ka varianti, et sinna siis liitumine võtta Eesti Energialt. Küsisime ka hinnapakkumist, mis muidugi kohe lõi jalad alt ära, sest just see kinnistu ostmine juba oli tol ajal 455 000 eurot vist oli, kui ma õigesti määrad. Krooni, jah, krooni. Et see õttis juba meie rahakotid ikkagi väga tühjaks ja oli väga peenelt, pidime läbi elama seal mõnda aega. Ja kui ma kuulsin, et siis oligi juba just see üleminek 2011, kui me märtsikuus kolisime sinna metsa, siis tehti meile hinnapakkumine ja see oli 34 000 eurot. Täna on ilmselt see hind juba kuskil 150 000 kanti, et isegi ei julge enam küsida seda hinnapakkumist. Ja oleme ka loobunud sellest, sest tänaseks olemegi juba varsti siis 15 aastat elanud täiesti ilma liitumiseta. Ja algus oli väga raske ikkagi, et abikaasa mul tõi ise päikesepaneele maale, siis Hiinast tellis. Need muidugi ei olnud kestvad. Nüüd me kasutame üsna häid paneele ja sellised 320 vattiseid, mida meil on hetkel suuremaja katusel on 44 tükki, ehk siis 14 kilovatti. Ja sellega me majandame ilusti ära. Aga kuidas nüüd alguses siis, et algus oligi meil väga raske seal metsas. Õnneks olen ma maainimene, maalaps, maal sündinud, et minu jaoks oli väga selline mõnus, et ma sain ise kasvatada oma perele toidulauale. See on minu jaoks raske, et me pidasime ka kõige raskemad ajad siis läbi, et kui ka ettevõtluses pidi kogu su sissetulek läks ettevõtlusele, siis vähemalt mina hoolitsesin alati selle eest, et toit on laual. Ja jõudsime seal paar aastat elada, kui hakkas järsku mets kaduma igalt poolt, et siis külgedelt, ühelt poolt külged, teiselt poolt külge, siis otse eest hakkas kaduma. Aga 2011, räägin selle ka ära, 2011 ma nägin ühe väga hirmsa unenäo. Ma nägin unes, et sealt, kus oli mets maha võetud, ma nägin unes, et suur tuulegeneraatori selline 3 labaga, just see tuulegeneraatori 3 laba niimoodi pöörlesid ja lähenesid minu majale niimoodi. See oli nagu väga hirmutav unenägu, mille peale ma siis nagu voodist üles hüppasin ja rääkisin vahe mehele ka sellest unenäost. Ja nüüd eelmine aasta, kui siis hakatigi rääkima, et need tuulepargid tulevadki täpselt sinna samasse kohta, kus ma nägin, et see katastroof juhtus, et see generaator nagu läks katki seal metsas. Siis mul nagu oligi niimoodi, et seda see unenägu nüüd tähendaski. Et praegu mõtled, et kuidas siis nagu tagatakse see, et kui seal sütibki mõni põlema või plahvatab midagi.
tahetakse, et minu maja seal ära ei põle. Minu kodu, minu lastekodu, eks. Et see viimase aja sündmused, need 4 kuud või ütleme, et detsembrist alates on kogu aeg hinges selline ärevus, et mis üldse tulevik toob. Et kas me üldse jääme sinna, et kui praegult valitsus ütleb, et oi, et see toob maale ettevõtlust juurde ja inimesi ja turismi, siis vabandage, see on kõike muud kui see, mida see sinna toob. Et maal meil ongi just praegu väga palju väikeettevõtjaid, kellel on pered, kellel on väiksed lapsed, neil on tõenäoliselt ka liisingud, laenud kaelas. Hoopis juhtub teistpidi see asi, et me kõik läheme hoopis ära sealt, sest me ei jää oma lastega sinna ootama, et kellegi tervist nagu lõi. Millest veel? Jah, ma olen nüüd käinud väga palju meie seal metsas jalutamas. Enda looduskaitseala jääb mul mööda teed minnes 3,4 kilomeetrit, linnu olinud nõnda kuskil seal üle 2 kilomeetrit natukese. Et kõige rohkem panebki südant valutama see, mis juhtub meie loodusega, et miks me hävitame kõik ära, kõik raha pärast nagu hävitame. Kui ma oma maja aknast vaatan pidevalt, kus merikotkas on kuskil kuuselatas või kase oksas. Nüüd ma küll 2 aastat enam ei ole näinud musta toonekurge. Meil on väga palju nahkhiiri, meil on väga palju konnised, meil on kogu aeg loodus on ukse taga, nii kui laps oli mul väike, siis ta ütles, et see on nii tore, et me maal elama kolisime. Ja just sellepärast me olemegi maallastega, et see on kõige mõnusam keskkond lastele kasvamiseks. Et kui meile meeldiks maaelu ja loodus, me ei elaks seal tõenäoliselt, me läksime võib-olla kuskil linnakorteriseks. Aga teatud inimesed, teatud pered tahavad oma lastele pakkuda seda looduskeskkonda, et lapsed on palju rahulikumad ja nad ei ole nii närvilised kindlasti ja nad teavad ja oskavad hoida loodust ja armastada. Et näiteks meil on tiigid seal üle tee ja iga kevadine laste töö ongi see, et nad korjavad meil konnad tee pealt ära, sest muidu me ei pääseks koju. Et meil on iga aastal lausa video sellest, kuidas siis lapsed ämbritega käivad või siis hakkame, toon lapsed koolist ära, siis ega me ennem koju ei pääse, kui nad käivad auto eest, nopivad kõik konnad tee äärde ja siis me pääseme koju. Loomulikult, kui seal on jälle mingisugused metsaveod või RMK teeb seal oma töid või on põllutööd seal taga, siis need autojuhid ei vaata küll midagi, et saab neid konni seal päris palju otsa. Ma olen isegi kunagi palunud meie teele ka selle konnamärkide või ettevaatuskonnad teel, aga sellega ei võtnud keegi vedu. Tuleb ise teha. Ma olen mõelnud selle peale, olen mõelnud selle peale, aga me oleme väga usinad lapsed on kaasad. Ja siis, kui neil on keegi külla tulnud, kas lähe konni päästa? Et nad on armastavad loomi ja mis veel? Jah, ütleme nii, et elu ilma elektrita on olnud väga raske, et ei ole üldse olnud selline harv juhus, kui ma näiteks telefoni taskulambi valgel lapsed riietasin, et nad kooli hommikul saaksid. Sellepärast, et kas akud olid jälle tühjad või oli generaator katki, nii et ma olen väga hea generaatorite parandaja juba. Neid on meil läinud niisugune 20 tükki, ma arvan, et nüüd sellest aastast me saime sellise võimsama generaatori juba 32 kilovatti võimsusega. Et tollega peaksime väga hästi nüüd hakkama saama, et generaatorit me annamegi juurde tavaliselt kuskil oktoobri lõpust kuni siis veebruari keskpaik natukene üle. No praeguse valgusega on juba nii, et generaatorit äkki tunniks vahest lisame. Aga kui on täiesti päikesepaisteteline ilm, siis meil ei ole üldse seda vaja. Ja nüüd, kuhu me tahame jõuda, eks ju, et tegelikult on täiesti ilma liitumiseta elu võimalik, sul ei tule elektriarveid kodus. Aga kuhu ma tahan nüüd jõuda, on see, et me proovime olla ja elada loodusega ühes rütmis, eks ju, me saame kõigega hakkama seal maal. Seal on raske, aga me saame hakkama. Ja siis pannakse mulle aia taha tuulegeneraatorid. Meeletult, suured, kõrged. Mida saab nendest merikotkastest, nahkhiirtest, kõikidest lindudest, sookured? Et jah, öeldi küll, et seal Sopitootsis, kus iganes, kus need tuulikud tööle pandi, et ühtegi surnud lind pole veel leitud.
üllatus jah, et novembrikuus pandi tööle, linnud olid ju läinud juba, et jah, mida rohkem on inimestel raha, seda kaugemale nad kahjuks lähevad elus loodusest ja seda suurem usinaga kuidagi hävitatakse seda kõike, mis meie ümber on. Kindel on see, et maaturismi meil varsti siin Eestis ei ole, ehk vähemalt siis Kesk-Eestis. Ise alustasin ka agroturismiga natukese siin maal. Ja nüüd olen koolitaja, õpetan jahimehi ja kõiki põllumajandusloomade kasvatajaid, õpetan siis traditsiooniliste võtetega naha parkimist. See on nagu mu hobi, mis on kasvanud tööks. Ja see on jälle selline, et mis me võtame loodusest, me kasutame kõik ära. Ma olen just selline materjali pooldaja, et ma väga ei taha sellist materjali raiskamist ja kui ma näen, et jahimehed, nad kütivad, nad teevad ära koolitused, ostavad kallid jahiliided, kalli püssi õlale, lasevad looma ja siis mõtlevad, et oi, mis ma teen sellega. Et see järgmine samm on nendele jaoks nagu see võõras, et siis nad helistavad kas sõbrale või vaatavad YouTube'ist, eks ju. Et siis ma olen hakanud noori jahimehi ja kõik, kes soovivad, on nüüd käinud ja abi saanud. Et see on minu jälle selline hingeasi, et ma tahan võimalikult maksimaalselt kõik ära kasutada. Ma olen veel mingi mõtted ennem. Jaa, kes võib-olla nüüd kohe ära ei tulnud, mäletab, et ma Eesti 100. sünnipäevaks kogusin oma talust 100 erinevat munatoomi. Siis see paneb nüüd pildi kokku. Et olen olnud siin Järvamaal väga palju huvi orbiidis ja 2022 me võtsime siis Järvamaa pereettevõtte tunnistusena või tunnustusena, parim pereettevõte. Kogu aeg on olnud mingisugused raskused, aga me oleme neist välja sippenud. Ja kes tahab täpsemalt uurida või teada saada, kuidas siis on elu ilma tavaelektrita võimalik, siis võib täitsa meile külla tulla, vaadata ise järgi. Mäeotsa talu, Vaali küla. Et leiate ka Facebookis kindlasti, meil on ka koduleht on meil ka mäeotsahobitalu.ee. Sealt leiab kõike. Üks kiire küsimus esinejale, kas on või kommentaar saalil kellelgi? Nii, käisin püsti seal nurgas, jah? Väga meeldiv kuulata sellist. Minu esimene küsimus tekkis selle generaatori kohta, mis te räägite. Kuidas teil müraga? Kas te olete kuidagi vaiksemaks seda teinud? Selline ruum, betoneeritud ruum, meest ehitas, kus ta siis ei kostu välja absoluutselt. See on nagu pool maa sees, nagu keldri moodi asi. Ja seal ta väga mõnusasti põriseb. Ei ole üldse kuulda õuele. Nii, ja siin on ka üks viimane küsimus veel või on kommentaar? Nii, palun. Aitäh, et mul on tegelikult üks kiire uudis ka Riigikogust ja siis tuleks küsimus, kui lubate. Et teatavasti olen levitanud seda sõnumit, et möödunud aasta 2. detsembri sotsiaalkomisjonis ministeeriumi esindaja Aive Telling rääkis välja, et Eestil puudub teadmine tuulegeneraatorite kahjulike mõjude osas. Ja see teadmine pidi tulema siis 1. septembriks käesoleval aastal. Ja nüüd on juhtunud selline lugu, et see Aive Telling on sattunud tohutu kiusamise alla. Et teda ähvardatakse, ütleme, see leksika oli päris vinge, mis ta ütles, sotsiaalkomisjonis juhtusime kokku. Ja ta siis oli nutu äärel, ma küsin, et kas on abi vaja, et ütles, et ei, ma saan ise hakkama. Ja mul tekkis nüüd 2 mõtet. Kas on siin saalis keegi, kes on Aive Tellingut ähvardanud? Vaikus. Järelikult on ta saanud selle koosa sellepärast, et ta ülemused, ministeeriumi kantslerid, ma ei tea, peaminister ja kes veel, on ta peale maru tigedad, et ta lobises välja nii-öelda saladuse. Et mina igatahes soovisin Aive Tellingule palju jõudu ja tänasin teda aususe eest. Aga nüüd läheks küsimuse juurde. Teatavasti liiklusseaduses on täpselt ära reguleeritud
mida peab tegema autojuht teatud olukorras. No võtame näiteks turvavarustus. Autos peab olema Helcor vest, tõkiskingad, tulekustut, õhukolmnurk ja nii edasi. Miks see on seadusesse kirja pandud? Selleks, et tagada ohutus. Ja nüüd me oleme väga huvitavas olukorras selles mõttes, et me paneme tuulikud püsti. Me ei tea, millist ohtu nad sisaldavad. Kuuldavmüra, infraheli, ülimürgise gaasi, leke turbiinidest, jääheide, et neid asju on veel ja inimestele ka, ütleme, kuidas see kõik mõjub. Vibratsioon, jah, tarkemad ütlevad juurde veel, et minu hinnangul peaks tegelikult enne, kui me siin ühtegi tuulikut püsti panema, olema antud asi reguleeritud seaduse tasandil. Vot see on see minu meelest oluline komponent, mis on jäetud tegemata. Ja väga mulle meeldis ka see Euroopa Kohtu otsus, mis praegu täna minu jaoks esimest korda avalikuks tuli. Ja võib-olla küsimus ka nii-öelda siis paneelile ja teile kõigepealt esimesena. Mis te arvate sellest, et see protsess on valepidi käima läinud, et maja ei saa ehitada ilma projekteeringuta ja ka tuulikud ei tohiks teha enne, kui on olemas eriseadus selle jaoks. Mis te arvate? Aitäh! Väga nõus. Hästi nõus. Nii, aga aitäh Maarjale ja... Kas sul on Maarile küsimus või on pigem üma? No, aga tee siis kiiresti ja konkreetselt. Loomulikult ma tänan daami, kes on niimoodi elanud, lihtsalt sügav kummardus artismi poolt teile ja plaksutame kõik, eks ole. Et see on täiesti õige, me oleme täiesti valest otsast alustanud, ma kordan, see oli loomulikult tõi hästi raha sisse, panid üles ja tiirleb seal ja kukub, eks ole. Aga nüüd siis said kõik aru, et paneme ka neid juurde ja ma tahaksingi teada saada lihtsa asja ja kutsun teid kõik üles inimesed. Kui palju neid siis lõpuks vaja on? Mõned ütlevad, et nüüd on juba piisavat, eks ole, neid tuuliga üldse pole nii palju vaja. Nii, selge, aga mis edasi teha? Kui palju neid paneele siis vaja on panna ja edasi? Et kuidas lõpetada see tohutu udutamine, mis on toimunud juba viimased aastad selle energia kallal, eks ole, ja põlevkivi kallal ja edasi. Kuidas saaks sellele jälile? Kes on see kurja juur? See on väga hea küsimus ümarlauale, kus te otsitegi sellele vastust. No. Nii, aga nüüd tuleb lavale energeetik Margus Sind. Kui teil tekib vahepeal küsimusi ja meil on natukene praegu jälgime ka aega, et